Mul on rõõm tervitada meie stuudios külalisi Audru vallast Pärnumaalt. Tervitus Mercedes Merimaa, EAS Salonitsi külaseltsi juhatuse liige ja Mihhail Tšitškan, Roika mööblimeister. Esiteks ma küsiksin, kas selline asi nagu Roika mööbel oli enne olemas või Mihhail mõtles seal ise välja? Это раньше было, или как ты называешь мебель? Мебель я называю свою эксклюзивная мебель из бревен. Aga eestlased kutsuvad Mihhaili roigasmööbelmeistriks, sest nii on rahvas talle nime pannud ja nii teda on otsitud külas. Aga ise nimetab seda eksklusiivseks mööbliks siis, jah? Jah, seda ta on. Ja on küll. Aga ma näen ka, et see on täiesti eksklusiivne. Nüüd ma paluksin, et sa testiksid, kas see on torki mööbel, nagu sa arvasid? Nagu ma ütlesin tõesti, võib-olla ütleme niimoodi roigas tõesti kõlab niimoodi, et see võiks olla kuidagi valus, aga no ei ole. Ma arvan, et see on üks paremaid baaripukke või sellised kõrgeid pukke, millel ma kunagi üldse istunud olen. Mihhail, kuidas te tulite ideele valmistada roigasmööblit? Готовить такой мебель? Ну, я занимался изготовлением мебели простой, как и другие занимались. А потом привез дрова, друг привез дрова. Но у меня не было как раз досок. И я решил использовать то, что было на дрова. И получилась вот такая мебель. Mihhail ütleb, et algul tema kasutas ka tavalist mööblit, aga pärast seda, kui sõber tõi talle koorma pinde, siis tal tuli idee, et valmistada sellest mööblit, kuna just paremat materjali käepärast ei olnud ja nii see sündis. Lauda ei ole, siis tuleb teha sellest, mis parasjagu olemas on, eks ju? Nii ta on. Nii, et te teete kõike alates joogitopsidest kuni laternateni välja? Вы делаете все сначала с этих рюмок, кто мебель. Делаете сколько продуктов? Ну, я делаю практически все виды мебели, которые существуют, начиная от кухни, полностью практически всю мебель, кухонную, кровати. В общем, почти 100% мебели делаю. И также еще и мелкие поделки, такие как кружки, это шандал. Сюда ставятся свечи. Jah, Mihhail ütleb, et ta teeb kõiki erinevaid mööblitüüpe alates, mis elamises vaja on, alates köögist ja lõpetades kõige muuga kuni väiksemate asjateni, kuni küünlajalgade ja kõige vajalikuni välja. Mihhail, aga need esimesed tööriistad selle mööbli tegemiseks tegite siis lausa ise või? Как-то эти первые машины или... Et teil ei olnud, ma sain aru alguses. Как ты начал? У тебя не было специальной машины, ничего? Ну, у меня не было специального инструмента, не было, поэтому начинал из простой электродрели, и потом начал под каждый вид делал самодельные приспособления и инструменты также. Alustasin niimoodi, et mul polnud algul spetsiaalset tööriistu, oli elektritrell, ja nii nagu meisterdama hakkasin, nii ka tuli teha tööriistu. Te olete varem ka igasuguse käsitööd ja kunsti teinud ja teil on väga eriline suhe puudega. Занимался с искусством и руководителем. Да, я интересовался прекрасным с детства и немного даже учился в Московском заочном университете искусств. Jah, juba lapsepõlvest on see minu huvi valmistada sellist asju ja olen õppinud ka Moskva kunsti filiaalis natukene. Mercedes, kus kohas teie Mihhailist kuulsite? Kus te nägite esimest korda tema tehtud mööblit? Kuna Mihhail elab meil Soomra külas, siis mul tuttavad rääkisid, et mine Mihhailile külla, et tal on selline mööbel, mis sulle meeldib kindlasti. Ja nii me kohtusime ja miks mitte, kui oma külas on selline huvitav meister, see annab meie külale ilmet ja on meile väga hea reklaam. On ta teie külale nagu selles mõttes ka kuidagi kuulsust toonud, kui te ütlete, et ta annab teie külale ilmet? No on ikka, Mihhaili ma olen tõlkinud meie Eesti mööblimessidel, kus ta on olnud üks kõige huvitavam meister ja olen tema tooteid kasutanud kingitustena välisdelegatsioonidele oma töö rea peal ja teda on külastunud väga erinevad delegatsioonid nii Eestist kui
mujalt. Kuidas sellega on, kas Mihhail, te olete olnud ka inspiratsiooniks teistele külameestele, kes võib-olla tegevused on olnud, sest teie alustasite sellega siis, kui olite töötu? Другие тоже хотят делать такое, поскольку ты начался, если у тебя не было работы. Другие тоже хотят делать такой мебель. Так можно делать. Et kas on hakatud teie järel ka tegema? Если есть интерес, если есть, как сказать, ну, тяга к этому, и получаешь удовольствие от работы с деревом, так можно заниматься и делать mebel ja также другие поделки. Mihhail ütleb, muidugi kõik võivad sellega tegeleda, aga kuna ma olen teda varem tõlkinud ka teistel mööblimessidel ja laatadel, siis kõik, kes näevad esimest korda sellist mööblit, kõik lubavad, et koju lähen, hakkan ka tegema. Ja nädala aja pärast tulevad ja ostavad järgmiselt laadalt ikkagi endale topsi või käru, eks? Jah, ega tegelikult ise näete, et teha mittestandardset mööblit on oluliselt keerulisem kui standardset. Ma küsin selle sama küsimuse Mercedes teie käest ka, et kui teie seal Audru vallas olete te kuulnud, et teised mehed oleks innustus saanud või on see innustanud kedagi ka samamoodi käsitööd ise tegema, alustama lihtsalt nullist ja võtma kätte ja proovida järele, kas õnnestub? Jah, kindlasti paljud, sest või kui läheb jutuks ja nagu ikka, et ei ole tööd ja pole midagi teha, siis on Miša väga hea näide, kuidas mitte millegist on võimalik midagi teha, sest eks me kõik oleme rahulikult seda ju seni lõkkesse või ahju visanud. Nii et selles mõttes on ta alati meil mees, kes tuua siis, kui mõni ütleb, et maal ei ole võimalik ellu jääda ja maal ei ole võimalik midagi teha, siis me ütleme, mingi õppige Miša käest. Aga Mercedes lõpetuseks tahaksin küsida, et teie seal oma külaseltsiga olete väga aktiivsed ja kirjutate muudkui projekte ja see on väga tavaline Eestis, et kõik kirjutavad projekte ja tahavad raha tuua oma kohtadesse. Et kui palju see ka aitab selliseid projekte nüüd alustada ja inimestele tegevust tuua ja tuua ka ressursse maale? Jah, ega meil on külaseltsiga mõttekas projekte kirjutada ainult siis, kui on inimesed olemas, kelle jaoks ja meil on seal väga palju huvitavaid inimesi. Ja kuna meil külaseltsi esinaine on väga hea projektikirjutaja, siis ja meie koostöö on olnud väga viljakas, siis me hea meelega toetame selliseid inimesi nagu Miša ja meie külas on veel palju. Ja kus siis nüüd selle suve jooksul veel näeb Roika mööblit, kas laatadel või messidel? No näeb meie küla laatadel alati 26. on üritus tulemas, aga kindlasti Eestimaal Saaremaa Suure Tõllu hotellis on mööblid, on ka loodustoodete poodides ja veebsaidilt võite lugeda, sest ega kogu mööblit me ei jõudnud siia tuua ja kõige huvitavam on kodus alles. Mis need kõige suuremad objektid on? Suured väga huvitavad kapid, lastetoa mööbel, mis on väga lapsesõbralik ja kogu köögimööbel ja just suvilatesse ja saunadesse ja palkmajades täis naturaalsus, nii et suvila kööki, ma kujutan ette, sobib see Elis väga hästi, sellepärast, et asi on ju väga lihtne. Vette ei karda, ainukene, mis võib juhtuda, on see, et ta läheb kevadel lihtsalt lehte. See on nagu kamuflaaž. Sa ei saa isegi aru, et sa metsast välja oled tulnud. Just täpselt. Igal pool on oksad. Kogu aeg on loodus. Igal juhul suur tänu Mihhail ja Mercedes, et tulite meie juurde ja jagasite oma ilusad inspiratsiooni täis mööblit.